31. jaanuarini toimusid Saaremaal Eesti Fotofestivali poolt korraldatud talifotomängud Kiire pööruga, sage sammuga. Lumi, keegi pole käega katsunud teist, et siis on lumi, siis ta enam libe ei ole, ta on nagu liiv. Et suusatada ei saa. Näiteks lennukil, mis on suuskadel, näiteks Antarktikas. Tuntud alpinist fotograaf Jaan Künnap rääkis, kuidas pildistada külmades oludes. Tihendid on natukene vähem kui näiteks selle uuel setseljalt teevad. Selle pidi natuke isegi paremad olema. No kui kere on miinuskraadides ja see puutud kokku veega, vesi jätub ära sellest, et Samas oli välja pandud ka tema fotonäitus. See montaas on ikkagi see, kui me mitmest pildist... Profifotograaf Lembit Michelson rääkis, kuidas pildistada tooteid. Võtame nüüd üksteise peale, pigem valid ka siis vastava värvitooniga siis mingi söödava 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seejärel jagati osalejad võistkondadeks ja neile anti ülesanded, kus nad pidid pildistama erinevaid tooteid. Näitab toodet, aga selle tooli küll ei. Siin hakkab häirivaid komponente tulema sisse, tähendab see puudustruktuur. Et siin Onko see lülikiega võtsid need? No ei saa, siis ta peab siia poole tulema. Laupäeva hommikul külastati fotograaf Ene Schultzi fotonäitust talvises vaikuses. Seiga koha peale teisele poole õskon, kus oli tõeliselt ilus vaade ja me võistleme kogu aeg oma võistkondadega ja ülesanne on selles, et kui me jõuame sinna Paikülla, siis võtame oma võistkonnad jälle kokku. Seejärel sõideti bussiga Paikülasse, kus pildistati hobuseid ja reesõitu. Mina olen Jaagup ja me oleme Kärdla vallas Paikülas. Tegelengi hobuse kasvatusega ja siin sõidame saaniga, mis siin talvel ikka muud teha. Edasi pildistati Karujärve ja Odalätsi allikaid. Teadvustada inimestele, et loodus on aasta ringi lahti. Kuidas teie riietus on õige ja kontsakingada keegi ei ole, lihtsalt ilmselt mütata ka. Kas kõhud on tüged ka? Peale seda külastati Vilsandi rahvuspargis asuvat Miku metsaparki, kus toimus lõunasöök püstkojas lõkke ääres ja sportlikud meelelahutuslikud ülesanded. Tahad siin olla? Veel, küll saab pärast. Selge. Veel parem on, kui ma läksin tõusta.
5, palun kirjutage numbrid ja numbri taha kirjutage vastus. Tagasiteel Kuressaarde toimus bussis võistkondade vaheline viktoriin. Jaks osutus võistkond number 3. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama võistkonnad number 1 ja number 2. Kuressaarde tagasi jõudes külastati vast valminud lumelinna. Igale võistkonnale oli antud kaamera, millega tuli pildistada tooteid ja teha reportaažfotosid Lääne-Saaremaa ringreisil, tabades ka emotsioone. Parim meeskond selgus peale piltide ühisvaatamist Veski Trahteris. Kella ma tedan? Nikon Baltic turundusjuht Rene Mitt esitles esimest korda Saaremaal uusimat Nikoni fototehnikat. Et mul on väga hea meel, et Eestis on olemas selliseid aktiivseid inimesi nagu Simon, kes võtab ette suuri projekte ja viib need teoks. Ja meile on see ainult rõõm olla väljas sellistel üritustel, olla nende fotograafide juures, kes ükskõik kus Eestimaa pinnal asuvad, tulla nende lähedale, näidata nendele, mis meil on ja saada nendega tuttavaks. Aga ei ole ka hullu. Näiteks niisuguse välja joonistamiseks ja kontuurimööle käimiseks on ka seemas. Aga mis on leedide eelis? Et leedi valgus nüüd ei ole nagu hõõglambil. Siis need samad 9 leedi moodustavad eraldi väikesed. Päev lõppes valgusmaalingu teooria ja praktikaga. Fotograafid Andres Ots ja Lembit Mihelson rääkisid valgusmaalingu tegemisest ja pärast seda mindi välja katsetama. Kõik või? Ei ole fotofestivalil nii palju rahvast veel koos näinudki, kui siin Saaremaal tuli. Et pani imestama tõesti see, et nii palju huvilisi on siin Saaremaal. Ja fotofestival on tänane, või seekordne fotofestival on väga korda läinud. Inimesed võtavad asja tõsiselt, on huvitatud, on hingega asja juures. Väga hea presentatsioon, väga head lektorid. Ja paistab, et see fotofestival on väga arenev asi. Et mida ma rohkem siin käin ja osalen, seda paremaks ta järjest läheb.